Aastakümneid on Iisraeli kõrgtehnoloogia olnud riigi majanduse mootoriks. Täna annab see peaaegu viiendiku Iisraeli SKP-st, peaaegu 60% ekspordist. Ja ainult eelmisel aastal oli see vastutav ligikaudu poole riigi majanduskasvu eest. Kuid nende üldnäitajate taga hakkavad ilmnema mõrad. Ja sektori juhid hoiatavad, et riigi suurim konkurentsieelis, selle inimesed, hakkab aeglaselt kaduma. Kõrgtehnoloogia sektor on Iisraeli majanduse vedur. Lähitulevikus Iisraeli majandus jääb ellu, sest nähtus on olemas, aga see ei ole dramaatiline. Pikas perspektiivis saab see olema laastav. Ma ei saa seda ohtu üle hinnata. Tööstus ei seisa silmitsi ühe kriisiga, see seisab silmitsi mitmega. Tehisintellekt, sõda, tugev sekkel ja kasvav ajude äravool. Alex Greenbergi jaoks ei ole need muutused teoreetilised, need juba toimuvad. Selle asemel, et juhtida ainult tarkvara arendajaid, ta juhib nüüd tehisintellekti agentide meeskonda. Ma lõin süsteemi, mis töötab täielikult automaatselt agentidega, kes teevad tööd, mida minu töötajad varem tegid. Nad ei võtnud töötajate tööd ära. See muutis nende tööd. Nad on nüüd nagu süsteemi lapsehoidjad. Täna vajab tehisintellekt endiselt järelevalvet. Homme tõenäoliselt enam mitte. Ma saan tegelikult oma agentidega rääkida, neile öelda, mida ma tahan ja kuidas ma tahan ning saada vastuse. Alguses tehakse palju vigu, aga nad õpivad üsna kiiresti, isegi hirmutava tempoga. Ja see juba muudab tööturgu. Tänaseks on Iisraelis vähem töökohti kõrgtehnoloogia valdkonnas. Noorem spetsialistid, kes just ülikooli lõpetavad ja tavaliselt leidsid tööd ning alustasid tööturul, nad ei leia töökohti. Me hakkame nüüd neid muutusi tundma. Ja minu vaatenurgast 3–5 aasta pärast muutuvad asjad keerulisemaks. Sest mingil hetkel suudab tehisintellekt inimest asendada. Tehisintellekt vajab siiski veel inimesi. Ja nii palju kui mina näen, vajab suur osa tehisintellektist inimesi. Kui sa õpid töötama koos tehisintellektiga ja kasutama seda enda kasuks, siis läheb sul hästi. Mõtle lihtsalt interneti algusaegadele. Inimesed arvasid, et internet ja selle komponendid võtavad osa nende töökohtadest ja nii ka juhtus. Aga need, kes õppisid seda kasutama ja ära kasutama, meil oli lõpuks töökoht olemas. Tööhõive võimalused vähenevad. Ei, lähitulevikus. Aga ma arvan, et Iisrael on tegelikult väga heas positsioonis, et uutest töökohtadest kasu saada. Uued võimalused, mis tekivad tehisintellekti arengust, kui tolm võib-olla hakkab vaibuma. Tehisintellekt on vaid osa puslest. Sõda on põhjustanud tohutut ebakindlust. See on pikendanud reservteenistust kuudeks. See on pannud investorid ettevaatlikumad käituma. Ja tugev sekel tähendab, et Iisraeli töötajad on palju kallimad kui nende konkurendid välismaal. Ja see koos uskumatult kõrge elukallidusega tähendab, et me näeme ajude äravoolu. Alated. 2019. aastast on Iisraeli teadus- ja arendustöötajate osakaal, kes töötavad Iisraelis, langenud 69%-lt vaid 62%-le. Seeken on dollari suhtes väga tugev. Ja see tähendab, et müük, mida me teeme välismaal ja mis varem kattis palgad ja üüri, kontoriirent ja ei kata enam neid kulusid. Teine probleem on ebakindlus Iisraelis. Seetõttu eelistavad investorid hoida oma raha välismaal. Kõige suurem mure ei ole siiski ettevõtted. Mure on inimesed. Alates sõja algusest on iga kuu üle 800 Iisraeli kõrgtehnoloogia töötaja kolinud pikaajaliselt välismaale. Umbes 70% rohkem kui enne sõda. Enamiku riikide jaoks võivad need arvud tunduda väikesed. Aga Iisraeli kõrgtehnoloogia tööstus ei ole suur tööandja. Selles sektoris töötab vaid umbes 400 000 inimest. Umbes 1/10 töötajast. Ja siiski, need töötajad annavad peaaegu viiendiku riigi majandusest. Peaaegu 60% selle ekspordist. Ja umbes veerandi kogu tulumaksutulust. Seetõttu ütlevad majandusteadlased, et isegi suhteliselt väike ajude äravool võib avaldada ülemäära suurt mõju. Valitsus on hakanud reageerima. On kehtestatud maksusoodustused, mille eesmärk on meelitada Iisraeli tehnoloogiatöötajaid tagasi koju, pakutud uusi soodustusi investoritele ja eraldanud umbes 1 miljardi seeklit riikliku tehisintellekti strateegiale. Suurim risk on ajude äravool. Iisraeli raketitõrje dramaatiline osa Liibanonist või Iraanist tulevate rakettide vastu põhineb muljetavaldaval kõrgtehnoloogia sektoril. Nii et kui see talent riigist lahkub, oleme nendele ohtudele palju rohkem avatud.
Iisrael peab muutma selle maksude kaudu atraktiivsemaks ja teiste stiimulitega, et inimesed siia jääksid. aga suur küsimus on, kas Iisraeli ettevõtted jätkavad siin oma edu siinsamas Iisraelis? Ja kui nad ei jätka, kas Iisrael saab endale seda lubada? Ma arvan, et me näeme lähitulevikus langust, kuid ma usun, et olukord taastub. Ma arvan, et meil on palju optimismi. Kõik õppetunnid on saadud sõjast, tehisintellektist ja sõjatehnoloogia kasutamisest. Me näeme nüüd, et see jõuab erasektorisse, uutesse idufirmadesse, uutesse tehisintellekti ettevõtetesse ja loob uusi töövõimalusi. Ja me hakkame seda teemat laiendama, nii et ilma pikema jututa tahaksin tervitada stuudios Nadav Cohenit. Sa oled tehisintellekti professor Tel Avivi ülikoolis ja Immubit idufirma kaasasutaja. Ja et selles raportis oleme kuulnud paljudest väljakutsetest, millega me idufirmade riigina praegu silmitsi seisame. Mis sa arvad, mis on kõige suurem väljakutse? Ma arvan, et me seisame tõepoolest silmitsi erinevat tüüpi väljakutsetega. Mõned neist on globaalsed, mõned neist on sisemaised. Ma arvan, et globaalsed väljakutsed on iseenesest väga-väga olulised. Ja kodumaised väljakutsed, millega me silmitsi seisame, geopoliitilised ja samuti valuutaga seotud, lisanduvad sellele. Ma siiski et me saame kasutada ära mõningaid eeliseid, mis meil on Iisraeli tehnoloogia ökosüsteemis ja saada liidriteks valdkondades, kus me praegu ei ole. Ja see võiks tõesti aidata meil nende väljakutsetega toime tulla. Millistes valdkondades sa räägid? Nii et on olemas erinevad tüüpi valdkondi. Ma ei usu, et me saame üldiselt olla tehisintellekti valdkonnas liidrid. Generatiivse tehisintellekti revolutsioon mingis mõttes arvan, et me oleme natuke maha jäänud. Iisrael oli varem tehisintellekti vallas palju rohkem arenenud kui teised riigid ja nüüd oleme kindlasti USA-st ja Hiinast, aga ka teistest riikidest maha jäänud. Ma arvan, et on tehisintellekti valdkondi, kus revolutsioon pole veel toimunud ja seal saame me tõesti juhtrolli võtta. Ja üks peamine näide, mis mind isiklikult väga huvitab, on füüsiline tehisintellekt. See tähendab tehisintellekti, mis tegutseb füüsilises maailmas. Robootika või tootmisoptimeerimine või tervishoid või droonid. Need on valdkonnad, kus ma arvan, et Iisrael saab tõesti juhtrolli võtta. Ja miks sa arvad, et just Iisraelis saame nende teemade puhul juhtrolli võtta? Sellel on mitu põhjust. Üks neist on meie kaitsevaldkonna ökosüsteem. Meil on palju tehnoloogiaid, mis on end tõestanud väga karmides välioludes. Palju insenere, kellel on kogemusi erinevates valdkondades, mis on vajalikud selliste tehnoloogiate reaalsesse kasutusse viimiseks. Siin on ka väga tugev akadeemiline taust. Eriti tehisintellekti teooria ja sellist alustalade nagu matemaatika vallas. Need asjad on tõesti olulised, kui viid tehisintellekti füüsilisse maailma, kus töökindlus ja ohutus on üliolulised. Vestlusroboti puhul, kui see teeb vea, ei jäta see head muljet. Kui päris maailmas teeb vea robot, tulemused võivad olla katastroofilised. Ja lisaks nendele kahele asjale, kaitsetööstusele ja akadeemiale, on olemas ka tihedalt seotud idufirmade ökosüsteem. Ja ma arvan, et kui me suudame need 3 sammast omavahel tihedalt siduda, siis võib meil tõesti olla eelis. Aga mida sina arvad, sest raportis räägiti ka ajude äravoolust? Mis arvad, mis juhtuks siis, kui kogu see talent välismaale kolib? Nii et ajude äravooluga on tõesti probleem. Seda põhjustavad mitmed tegurid. Ma tõesti arvan, et juhtideks saades see aitab. Paljusid inimesi tõmbavad kohad, kus nad saavad oma andeid näidata ja nad tahavad olla tipus. Ja ma tõesti arvan, et nendes valdkondades, mida ma just kirjandasin, Iisrael võib olla tipus. Ja vähemalt mõned inimesed eelistavad jääda, eriti kuna nendes valdkondades, erinevalt võib-olla kübervaldkonnast, kus inimesed saavad lahkuda Iisraeli kaitseväest 8200 või teistest üksustest lahkuda, idufirmasid asutada ja saada maailma parimateks ekspertideks. Nendes tehisintellekti valdkondades ja eriti füüsilise tehisintellekti puhul akadeemiline taust on ülioluline ja sa tõesti vajad seda väljaõpet. Aastakümneid kestvat väljaõpet. Ja niisiis akadeemiline maailm, see on tõesti peamine jõud, millele peaksin tuginema. Kas sa arvad siis, kuna sa just mainisid, et me oleme justkui võistluses Ameerika ja Hiinaga, nemad juhivad praegu. Aga mida sa arvad siis sellistest riikidest nagu India või Ida-Euroopa? Näiteks kõik need tehnoloogia inimesed sealt on odavamad, neil on mõnikord isegi rohkem teadmisi. Mida sa arvad nendega konkureerimisest?
ma arvan, et Iisrael oli varem koht, kus ettevõtetel olid oma uurimis- ja arenduskeskused, sest see oli majanduslikult soodsam kui Euroopas või Läänes. Vabandust, Lääne-Euroopas või USA-s. Varem oli see odavam. Saaksid head talendid, aga see oleks odavam. Ma arvan, et praegu see enam nii ei ole. Ja kui me proovime konkureerida madala lisandväärtusega inseneritööga, me proovime konkureerida Ida-Euroopaga ja kindlasti selliste kohtadega nagu India. Ma ei usu, et meil läheks väga hästi. Ma arvan, et me peaksime keskenduma neile valdkondadele, kus meie tulemuslikkus on tipptasemel. Ja seega, isegi kui me oleme suhteliselt kallid, see on ikkagi investeeringut väärt. Küberturvalisus on üks näide. Ma arvan, et on tehisintellekti valdkondi, kus me suudame jõuda samale tasemele või isegi kaugemale. Ja lõpetuseks veel viimased mõtted. Te olete ülikooli professor. Kas soovitaksite inimestel endiselt minna õppima näiteks tarkvaratehnikat? Jah, ma soovitaksin. Aga ma soovitaksin ka olla väga teadlik toimuvatest muutustest ja trendidest ning mõista, et tarkvaraarendus on nüüd pidevalt muutuv sihtmärk. See muutub kogu aeg. Ainult programmeerimisest enam tänapäeval ei piisa. Need tehisintellekti mudelid suudavad seda suurepäraselt teha. Sa peaksid keskenduma konkreetsetele valdkondadele, kus sul võiks tõesti olla eelis ja kus sa võiksid olla ekspert. Näiteks füüsiline tehisintellekt. On ka teisi näiteid. Jah, ma soovitaksin seda. Aga sa võid olema väga tähelepanelik selle suhtes, mis toimub ja suunama end sinna, kus sa tõeliselt silma paista. Nadav Cohen, Tel Avivi ülikooli tehisintellekti professor ja ImuBeat'i kaasasutaja. Suur tänu, et olite minuga.